Lõppenud Riigikogu valimiste tagajärjed on meie riigile äärmiselt kahjulikud. Eestis on võimule tõusmas ajaloo kõige vasakpoolsem ja globalistlikum valitsus, mistõttu meie püsimine iseseisva rahvusriigina on sattunud väga suurde ohtu. Peale selle lasub valimistel pettuse kahtlus. Rahvuskonservatiivide kahjustamiseks algatati valimiseelsel nädalal koordineeritud laimukampaania ning e-hääletuse puhul ei ole välistatud tulemuse manipuleerimine Reformierakonna kasuks. Kui ka sinule on vastuvõetamatu see, kuhu me ühiskonnana liigume, siis liitu Eesti Konservatiivse Rahvaerakonnaga. EKRE on eestimeelne, tõe ja õiguse eest võitlev rahvaliikumine, millest on tänaseks saanud parlamendi suurim ja tegusaim opositsioonipartei. Järgnevatel aastatel seisab meil ees raske võitlus. Peame tagama, et valimistel oleks pettus välistatud. Me peame kaitsma oma riiki massiimmigratsiooni, odava võõrtööjõu ning riigi teerullipoliitika eest. Me peame ära hoidma vaikiva ajastu kehtestamise ja rahva vaesumise. Iga meie liige saab anda oma panuse, et Eesti jääks eestlaste rahvuskoduks. Mida rohkem meid on, seda tugevamad me oleme. Erakonnaga liitumise juhendi leiab veebilehelt ekre.ee. Eesti eest. Tere tulemast vaatama Rahvusringhäälingu saadet Otse uudistemajast. Mina olen saatejuht Anvar Samost ja järgmise poole tunni jooksul vestlen siin uudistemaja telestuudios Fermi Energia juhatuse esimehe Kalev Kallemetsaga. Tere! Ja, tere päevast! Ja põhjus, miks Kalev Kallemets täna siin on see, et kui muidu Eesti energeetikas asjad kipuvad toppama ja edasi lükkuma, siis on üks tõsi küll väga algusjärgus teema, kus viimastel kuudel ja nädalatel on uudiseid tulnud lausa järjest, et võib-olla kõige viimasest alustades siis sama Eesti tuumajaama projekt, mida teie ettevõte veab, et see on nüüd äsja sõlminud lepingu selle ettevõttega, kes tõenäoliselt, kui see peaks kunagi juhtuma, hakkab seda tuumajaama ehitama. Jah, tõepoolest olin eelmine nädal Lõuna-Koreas ja siis Samsung CTI-ga, kellega me suhteid alustasime üle aasta tagasi ja olime muidu ühiste kavatsuste memorandumi juba eelnevalt allkirjastanud, siis nüüd me jõudsime sinna etappi, et täiendav koostööleppe, et järgmise siis etapi, kus me siis valmistame ette ehitusloa taotlust ja hindame asukohti ja eelarvestame ja valime koostööpartnereid, et seda tuleb teha nagu realistliku peatöövõtjaga, et teha neid ainult siis tehnoloogia tarnijaga, et see ei ole praktiline. Et me saime nagu eelnevast 3 aastast aru, et tehnoloogia autor ise ei ole ehitaja ja tegelikult ehituse eelarvet ja ka nagu seda partnerite valikut tuleb tegelikult teha peatöövõtjaga. See on tegelikult mingis mõttes nagu raskesti hoomatav, et on Eestis jätkuvalt terve hulk üsna pädevaid inimesi, kes arvavad, et tuumajaama siia kunagi ei ehitata. Teie käite ja sõlmite lepinguid ülemaailmselt tuntud väga suurte ettevõtetega, kellest konkreetselt siis üks peaks seda jaama reaalselt mingil hetkel ehitama hakkama. Et kuidas see nagu paradoks nagu seletatav on, et kas siis Samsung tuleb sõlmib põhimõtteliselt iga ettevõttega, kes kuskil piltlikult öeldes Lätist nende juurde astub lepingu, et põhimõtteliselt tuleme ja ehitame? Ei, see on pigem nagu nad vaatavad Põhja-Euroopa turgu nagu tervikuna, et mis projektid nagu käigus on. Ma just vahetult enne siia tulekut suhtlesin enda Poola partneriga, kes sama tehnoloogiat rajab ja neil on ka nagu ehituspartnerite valik väga tõsiselt laual ja Samsung on seal ka kaalumisel. Samamoodi Rootsis on väikereaktori tehnoloogia valik meie aktsionäri Vattenfalli poolt käigus ja seal on Samsung ka üks potentsiaalne partner. Ja meie endal on osalusega 40% Hollandis ettevõtte, kus ka Samsung oleks nagu reaalselt partner. Et Samsung on sellest huvitatud, tõesti tegemist on väga-väga suure ettevõttega, kelle tütarettevõttega omakorda on see, mis telefone ja neid elektroonikat toodab. Et väga suure tuumaenergia peatöövõtu kogemusega ettevõtte, kes on huvitatud väikereaktorite siis ehitussegmendis järgmised aastakümned ka nagu väga tõsiselt panustama ja on võimekust ja tõsiselt võetavust seda teha.
ja konkurentsivõimet, et seetõttu on õppides nendest vigadest, mis tuumaenergeetikas on tehtud ja neid on palju olnud, siis me saime aru, et varajane koostöö realistliku ehitajaga konkreetse tehnoloogia põhiselt ja vaadates ka selle partneriga nagu ehitusasukohti on väga-väga vajalik, eriti riigis, mis alustab tõenäoliselt esimest ehitust. Aga ikkagi, et Samsung, nii palju kui ma aru saan, nad praegu ka ehitavad mitmeid erinevaid tuumajaamu üle maailma. Ja nad lõpetasid siis Araabia Emiraatides 4 reaktori peatöövõttu koos Hyundai'ga, et on teine selline peatöövõtja, ja nad lõpetavad Lõuna-Koreas siis 2 reaktorit, kus mõlemas on 2 tuumajaama, kus mõlemas on 2 reaktorit, et 90% on ehitustööd lõpul. Et tegelikult on tegemist sellise ettevõttega, kes igapäevaselt, neil on inimesed palgal, neil on kogemus, neil on tehnoloogiad, mis iganes asjad veel, mis selle tuumajaama ehitamiseks vajalik on, kes igapäevaselt tegeleb nende asjade. Nad on üks suuremaid ka gaasi ja siis kivisöeelektrijaamade ehitajaid maailmas, peatöövõtu ehitajaid. Samas ja naabrit juurde Soome viimase tuumareaktori, mis meie naabrit juurde ehitasid ju prantslased, ka väga tuntud, ülemaailmselt tuntud ettevõtte ehitas seda. Ja tõepoolest, kusjuures kõik soomlased, ütleme, Olkiluoto 1 ja 2 on meile väga oluline referents, sellepärast tegemist on Keva veereaktoriga. Meie PVRX 300, mis me oleme välja valinud, on samamoodi Keva veereaktor. Reaktoris toimub keemine, aur läheb otse turbiini ja on tõesti soomlasi, ka seal teoliisud on voimas endas ja ma käisin seal 6 aega tagasi meie aktsionäridega, kes on väga kurbad, et nad valisid selle tõesti esimese omadlaadse ja väga suure 1650 megavatise reaktori, et nad oleksid tagantjärgi targemini teinud, kui nad oleksid valinud Hitachi 1300 megavatise ABVR-i, Keva veereaktori, mis Jaapanis oli eelnevalt 4 tükki ehitatud 4 aasta jooksul tõendatult ja tähtajas, aga kahjuks asjad läksid nii ja ütleme emotsionaalsetel ja valime kindlalt Euroopa asja ja sellistel argumentidel ja ilmselt prantslased ka tegid väga hea pakkumise, et nendel argumentidel siis valiti selline tehnoloogia, millega kaasnesid, realiseerusid praktiliselt kõik ehitusriskid. No sinna ma tahtsingi jõuda, et see Soome reaktor tänaseks küll töötab ja ka meil on sellest tulu, kuna kaudselt ka meie siin, täna need tuled võib-olla põlevad siin osaliselt Soome seal läänerannikul toodetud elektrienergia abil. Aga samas see protsess, ma ei mäleta, kaua see kestis 12 aastat või rohkem või? Et midagi taolist ikkagi venis tähtaegadest mitu korda üle, läks eelarvest mitu korda kallimaks, vahepeal lammutati seal mingid osad betoon, hiiglaslikud betoonosad, mis oli juba valmis maha, eks ju. Et kõike seda siis selle prantslaste peatöövõtja osalusel. Et kas see oli ka põhjus, miks teie nagu prantslastega ei läinud või kellegi teisega kokkulepet tegema? Prantslastel on väike reaktori arendamisel, selle sama EDF. Aga reaktorit arendab teile ju tegelikult veel 3. firma, et selles mõttes, et see on Ameerika ja Jaapani ühisettevõte, 60% GE, Thomas Alva Edison oli asutaja. General Electric. Ja siis 40% Hitachi, mis on Hitachi linnast pärit. Ja nii et see on Ameerika ja Jaapani ühisettevõte, kus põhiline komponentide tootmine on Jaapanis, aga tehnoloogia arendamine toimub Ameerika Ühendriikides. Ja selle esimene reaktor nüüd läheb ehitusse Kanadas. Aga kes seda ehitab? Seal on peatöövõtjad, on Kanada ettevõtted, Eikon, väga tugev infrastruktuuri ehitaja, Kanadas enne kõike, aga ka Ameerika turul, ja siis Atkins Realis, mis on endine ütleme, väga tugev tuumaenergia ja üldse energeetika insenerteenuste ettevõte, kes koos omanikettevõttega OPG, mis on Ontario Power Generation, 100% Ontario provintsile kuuluv ettevõte, elektriettevõte, on väga tõhusalt teinud väga kallid programmi, et eluea pikendust kandutüüpi reaktoritele ja nad on saavutanud eelarve ja siis ajakavas püsimise ja isegi seda ületanud või nagu väiksemate kuludega ja teinud, kui on planeeritud.
Aga kuidas seal Samsungil muidu nendes projektides, mida siin enne sai nimetatud läinud on, et kas seal laheriikides või kuskil mujal, et kus nad on ehitanud, et kas nad on oma eelarves ja tähtaegades muidu püsinud? Ja üldiselt küll, et mis on nagu Araabia Emiraatides oli samamoodi, olid unikaalsed väljakutsed, et 40-kraadises palavuses ehitamine isegi Pakistani ja India ehitajatel on keeruline. Ja infrastruktuuri selles piirkonnas, kus nad siis Dubai linnast olid 300 kilomeetrit eemal, ei olnud. Ja seda oskusteavet selle, ütleme, Emiraatides samamoodi ei olnud. Ja Emiraatide, ütleme, üks väljakutse ja probleem on see, et kuna nad on nii jõukad ja maast tuleb naftat ja raha, siis neil töökultuuriga nagu Emiraatide enda personali meie seisukohalt. Nad võtsid väga kindla eesmärgi, et neil kogu jaama personal peab olema Emiraatide kodanikud. Siis väga suur väljakutse oli see, et nad sertifitseeriks piisava koguse personali, et nad saaksid jaama opereerimisse võtta, et sul peab jaam olema mehitatud, sertifitseeritud personaliga ja siin on, me teame teatud numbreid, et mis ei ole avalikud, mis nagu täitsa tekivad hämmastust. Aga siin on nagu meie jaoks, eestlaste jaoks on nagu tore tähele panna, et meie noorte õppevõimekus teadus- ja matemaatika valdkondades on väga tugev rahvusvahelises võrdluses. No, aga räägime sellest ehitamisest veel, et me ju tegelikult täpselt ei tea, kuhu kohta Eesti kaardil, mis punkti see teie poolt planeeritav tuumajaam tuleb. Meie taotlus, mis me esitasime 14. jaanuaril, oli üks planeeringuala, mis hõlmas siis 2 valda, kus vallavolikogu nii Lüganusel kui ka Viru-Nigulas on hääletanud, et on nõus selles protsessis osa. Aga need on küll vist naabervallad, aga siiski üsna nagu nii-öelda lai vahemaa ja nende vahel. Jah, 30-35 kilomeetrit, ütleme, Unda lähedasene piirkond ja siis A-küla lähedane piirkond. Üks oleks siis põhimõtteliselt mere ääres ja teine mingis endises põlevkivikarjääri serva peal põhimõtteliselt. See Aidu asukoht põlevkivikarjääri serva peal, see jäi välja, sest seal põlevkivikarjääris see oli väga praktiline, et me neid eelnevaid uuringuid ja tööd tegime, et sest tõesti me saime aru, et selles Aidu karjääris ei ole kahjuks piisavalt vett. Et me peame jahutusvee võtma igal juhul merest. Tuleb siis mingi kanal sinna või? Või torud. Torud on märksa realistlikum. Ja tõepoolest, kui me oleme klindi peal ja see Eesti põhjaranniku eripära on see, et on 2 valikut, kas sa oled klindi all, nagu me oleme täna siin ERR-i stuudios, klindi all või klindi peal, kus on juba nagu Postimehe kontor. No klint on põhimõtteliselt nagu Toompea, ütleme siis. Jah, tõepoolest. Aga veel kord, et te ei tea veel, kuhu te ehitate, aga teil on juba leping ehitajaga, teil on leping tehnoloogia pakkujaga. Kuidas see niimoodi tagurpidi käib täpselt? Ja see on eelkokkuleppe ettevalmistustööde osas, et tõepoolest tuvastada, kes on tõsiselt võetavad ja potentsiaalsed alltöövõtjad Samsungi jaoks ja milline on tööjaotus siis Hitachi, Kanada partnerite, Eesti partnerite ja Samsungi ja siis Korea tarneahelate vahel ja sellest lähtuvalt eelarvestada meie jaoks seda ehitust. Ja siin on päris oluline märkida, väga oluline märkida, mida jätakse nagu mõnikord tähelepanuta, et oleks mures, et Lääne-Euroopas on tuumajaamad kallid. Jah, tõepoolest on kallis selle samal põhjusel, miks nagu iPhone'id tehakse mitte Euroopas ja miks nagu ka paljud muud tooted, ka nagu päiksepaneelid täna toodetakse mitte Euroopas või mitte Ameerikas. Et Lõuna-Koreas ja Eestis on paraku või õnneks siiski keskmine palgatase vähemalt 2 korda väiksem kui näiteks Rootsis, Kanadas või Ameerika Ühendriikides ja nii üllatav kui tundu, siis ka Lõuna-Koreas on täpselt sama palgatase kui meil. Jaapani palgatase on, ütleks pigem isegi Eestile ja Lõuna-Koreale lähedasem kui Ameerikale. Aga nendest uudistest rääkides, mis siin viimaste nädalate ja kuude jooksul teie jaoks on positiivsel kombel välja tulnud. Teine suurem uudis on see, et Eesti Vabariigi valitsuskoalitsioonis ei ole enam sotsiaaldemokraatlikku erakonda, kes ma saan aru, et kõiki nende viimaste aastate jooksul, kus nad valitsuses olid, seisis tuumajaama ehitamisele suhteliselt ühemõtteliselt vastu. Ja nad olid väga skeptilised ja mingil määral on mõistetav, et tõepoolest tuumaenergiat ei ole Euroopas poliitilistel põhjustel
viimasel ajal palju räätud. No vastupidi, siin on tuumaenergiat kõvasti kinni pandud. Täpselt just, jah. Kahjuks ka suuresti vasakpoolsete erakondade nagu survel. Saksamaal olid küll kristlikud demokraadid, kes oli kinni panid. Tõepoolest, kuigi nemad ka sotsid olid valitsuses sel ajal oluline valitsuspartner, aga samamoodi Belgias. Täna on ainukene valitsus, kes väga selgelt vastustab, on vasakpoolne Hispaania, aga kuigi parlament seal hääletas enamuses, et see sulgemisprotsess nagu peatada, sest neil on ka nagu varustuskindlusvajadused. Et jah, selles mõttes on meie vaatest on tervitatav, et meil on, ütleme, valitsus, kus mõlemad valitsusosapooled saavad aru, et varustuskindlust on vaja tagada, ei ole selles osas naiivsed ja samal ajal mõistavad, et kliimaneutraalsuse eesmärke vähemalt pikas perspektiivis kindlasti ka samuti tuleb täita. Küsiksin vahel ühe asja, et see asjaolu, et valitsus on väga mõistev varustuskindluse suhtes, see ei ole ka tulnud nüüd kuidagi läbi mingisuguse evolutsioonilise tarkuse saabumise, et see on tulnud tänu oludele, mis on väga selgelt demonstreerinud, et meie varustuskindlus ei ole olnud tagatud tegelikult. Täpselt. Parim tõestus teaduses, aga ka päris elus on empiirilised andmed. Absoluutselt. Aga see tuumajaam, see ju tegelikult, vabandust, mis see parim stsenaarium on, millal ta võiks elektrit anda siia sellesse lampi? Tuleb tunnistada, et me oleme üllatavalt ajakavas, mis me 2019 alguses seadsime, et lootsime, et 2024 oleks võimalik riiklik otsus teha. Tõepoolest Riigikogu seda tegi, et me järgmisel aastal saame alustada planeerimisprotsessiga, et me oleme taotluse esitanud ja lootust on, et seda valitsus otsustab selle positiivselt algatada ja siis on me peaksime jõudma sinna, et asukoht on tõeliselt lõplikult selge 29, mis ajaks ja selleks ajaks ka tuumaenergia regulatsioon, mis ajaks Kanadas esimene oma tüübiline peaks elektrit tootma. See on hea otsustusmoment, teha järgmine rahastusotsus, järgmine ka poliitiline otsus, et asuda ehitusluba menetlema. 2029. 29, jah, kas on lõpus või keskel kuskil seal kandis. Ja siis, kui me saame ehitusloa 2 aastaga kätte ja Kanadas kestis ehitusloa menetlus 2 aastat, see on niisugune konservatiivne hinnang, siis on võimalik ka nii, et 31. aasta lõpuks alustaks platsi ehitust, aga platsi ettevalmistus peaks juba käima ja mõned komponendid tellituma ja siis on võimalik, et 35. aasta jõuludeks esimene reaktor toodab elektrit ja siis teine reaktor järgneks 12 või 14 kuu pärast. Ühesõnaga 2035. aasta jõuludeks, tegelikult pigem 2036. aasta jaanipäevaks. Ütleme, siin on teekond on pikk, veel palju käia, aga midagi sellist tundub, et objektiivne vajadus on olemas. See on 10 aasta pärast. Tõepoolest, mõteldes lapse kasvamise ajagraafikule ja mul on endal 6 ja 10 aastane, siis see ei olegi nii pikk. Aga see ei lahenda seda probleemi, mis Eestil praegu on. Et Eestil on praegu energiadefitsiit, me ostame elektrit sisse, erinevalt sellest, mis oli siin kuni aastani umbes 2019. Maksame selle eest päris kallist hinda, meie kaubandusbilanss on selle tõttu viltu, eks ju, et koheselt teie tuumajaam mitte mingit lahendust siin ei paku. Ei saagi pakkuda objektiivselt, see pole teie süü, eks? Ei saa, jah. Et me saame teha oma tööd nii kiiresti kui vähegi võimalik, aga tõepoolest see Kanada reaktori valmimine annab selle aluse, et minna ehitusloa menetlusse nagu teie sirge seljaga ja teades ka, et see ehitusloa menetlemine on võrdlemisi kulukas etapp. Tulles nende energiapoliitiliste valikute juurde veel, et kas võib juhtuda, et siin vahepealse aja jooksul toimub mingeid energiapoliitilisi muutusi, ma ei tea, et ehitatakse mingi väga suur meretuulepark või ma ei kujuta ette Lätisse mingi muu tootmisüksus või mis nagu muudab teie selle majandusliku tasuvuse nagu erakordselt keeruliseks? No arvestades, mis see aasta alguses, nüüd jaanuar-veebruar, ka Leedus muideks juba käigus olnud, eelmise aasta novembris käigus olnud 700 megavatine teine meretuulepargi hankeprotsess katkestati valitsusotsusega. See on liiga kallis ja me teame, et Ignitis nõudis valitsuselt, et seal põhivõrgu väljaehitust nagu riigi kuluga ja Leedu valitsuse samamoodi on samad rahanduslikud väljakutsed kui Eestil, Lätil, et
ei ole neid 100 miljoneid nii palju luhtitada midagi. Ja noh, meil oli siis ka meretuuleparkide osas väike reaalsustaju kontroll ja noh, ilmnes, et puhta tööstuse direktiiv on väga tähtis dokument ja et need kulud ikkagi on vastuolulised ja lisandväärtus ühiskonnale ei olnud väga veene. Olete seda puhta tööstuse direktiivi kindlasti alal tegutseva inimesena lugenud, et mis see siis meile ütleb? Jaa, et lühidalt. Jaa, et mis on huvitav meede, aga kui ma õigesti mäletan, oli 100 miljonit eurot, mida siis Euroopa Investeerimispank peaks pakkuma garantiid täiendavatele PPA-dele nagu turul. See on siis otselepingud ostjate, tööstuse ja elektritootjate vahel. Aga nüüd lihtsalt kalibreerides seda 100 miljonit eurot, mis muidugi tundub nagu inimesele nagu suur number, siis Eesti elektrituru suurus on, ütleme, kuskil seal 700-800 miljonit eurot. Nii et see 100 miljonit eurot on ikka... Aga kui ma ei mäleta valesti, et kui see oli miljard eurot või 10 miljardit, siis oleks juba natukene tõsiselt võetavam. Aga kui nüüd valitsus ei oleks ära lagunenud ja seda nagu meretuuleparkide asja oleks edasi tehtud ja piltlikult öeldes oleks teada, et Utilitas või kes iganes siis teine kolmas sinna Liivi lahte ühe väga suure meretuulepargi riigi toetusega ehitaks, et kas siis oleks ka sellel teie tuumajaama projektil veel nagu majanduslik mõte olnud? Mere kahtamata oleks keerulisem siis, sest et lõpmatult siia elektrit tegelikult Eesti turul ei mahu, et võib arvata, et siin juba näiteks sellel suvel tuuleenergia tootmine, päikesenergia tootmine on sellistes suurusjärkudes, et noh, Eesti suvise tarbimise juures võib-olla mõnel päeval polegi midagi muud vaja. Meil ei ole vaja rääkida suvest, meil või räägime tänasest. Tänasest on kella 3 alates on elektri 0. Nii et minu arust ongi hästi küsitav, et kus see lisandväärtus nagu ühiskonnale seisneb selles, kui me elektri hinna 0-st viime veel rohkem allapoole. No me saame siis ju seda tasuta elektrit riigi toetusega eksportida. See on iroonia. Jah, et ma ei usu, et see majanduslikult mõistlik on eriti pikas. Aga mis teie teete siis, kui elektri 0 on? Kui reaalsus on see, ja mida me kirjutasime ka Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumile kirjas 18. märtsil, et Soome, Rootsi tuumajaamad, kus on kõige madalamad hinnad Euroopas, nad töötavad 93% koormusteguriga. Nad pakuvad enda elektrit kõikidel tundidel turule ja nad on kõikidel tundidel reaalselt turul. Ja ka nendel tundidel, kui hinnad on kas siis negatiivsed või 0 hinnaga, sest see marginaalkulu, et sa ei tooda, see on tegelikult nagu tuumajaama teatud tundidel tõepoolest on ka Soomes alla koormatud, aga need on tõesti üksikud päevad, kus siis nagu tootmist on vähendatud Eesti keeles. Aga üldiselt tuumajaam, siin on jällegi palju räägitud sellest, et seal nagu kiiresti seda tootmismahtu muuta ei saa, sarnaselt nende vanadele põlevkivijaamadele mingis mõttes, eks ju. Mingis mõttes. Et gaasijaamad on nähte, et ses mõttes me ütleme Majandusministeeriumi seal energeetikaosakonna juhataja Rein Vaks hästi õigesti kommenteeris siin mõnda aega tagasi, et hästi praktiline, et Eestil on 2 tüüpi kindlat tootmisvõimsust. Selline, mis on aeglane, 600 megavatti ja selline, mis on kiire, 600 megavatti. No siis ei ole veel Eesti talvine lipukoormus isegi ligilähedaselt kaetud. Täpselt, ja rääkimata Baltikumist, sest meil on tegelikult täiesti rumal rääkida Eestist eraldi. Meil Baltikumi tervikuna, meil on täpselt ühed elektrihinnad. Selle käesoleval aastal on varieeruvus toimunud aasta, siis vaatame keskmist hinnad 1% on see varieeruvus, et üle 106 eurot täpselt. Meil Balti elektriturg on 28 teravatt-tundi ja see nagu reaalne talvine nõudlus on siin 5000. Et kui me toome 600, siis pigem isegi vähe nagu, jah. Aga ikkagi, mis te suvel teete? Mis te teete täna? Mis te teeksite täna kella 12? Toodame elektrit edasi. Kuhu see elekter läheb, mis hinnaga? Siis ta on spot-turul on 0 hinnaga, aga loomulikult meil peavad olema hinnagarantii lepingud pluss PPA lepingud. Ja ses mõttes, et kliendid samamoodi peavad ennast suhestama sellega, et ütleb näiteks rafineerimistehas või klaasitootmistehas või siis puidutselu, ja täpselt on ju, et nad peavad kalibreerima, et kui nad võtaksid 100% taastuvenergiat ja või siis 100% spot hinnaga ostaksid sisse, siis nad peavad arvestama näiteks Estonian Cell, et nad siis peatud tundidel peavad 1000 eurot maksma. No ses mõttes ongi kliendil on kindlam osta nagu stabiilselt 90-ga
10 aastat, selle asemel, et muretseda, et ma teatud tundidel ei saanudki nullhinnaga elektrit. No, täna on näiteks need vahemikud siin põhimõtteliselt 157 nullini eurot megavatt-tunni kohta, siis kuhu see teie prognoositav, te olete teinud ju prognoosi, et mis see teie nagu ööpäeva keskmine elektri hind megavatt-tunni kohta võiks tulla? Jah, et siin on ajaline dimensioon on oluline, et esimesel perioodil, kus ta laene, see kapitalivara maksab tagasi, siis sõltuvalt kapitali hinnast, ja see kapitali hind on nagu väga-väga oluline, siis see kogu tervikhind tuleb vahemiku 70 kuni 90. See kapitali hind on nii palju määrav. Ja teine, kui see kapitalikulu saab kantud, kui palju siis tal on see tootmise omahind on Soomes on 25, me pigem arvestame natukene kõrgema hinnaga, et selles mõttes seal lihtsalt natukene, meil on personali megavatt-tunni kohta rohkem, kütus on sama, et ja hoolduskulud suuresti samad, et ja siis ta on nagu see oma hind, mida ta peab teenima aasta keskmisena või siis ütleme 5 aasta keskmisena, siis on seal kuskil seal 26, 25, 27 kandis tänaste stabiilsete hindade juures. Ehk et 20 aastat on üks hind, kus ta teenib kapitalitulusid tagasi ja siis peale seda järgmised 40, 50, 60 aastat on siis oma hind on pigem seal kuni 30. Tuumajaama eluiga on kui palju? Prognoositakse 60 ametlikult, aga tegelikult Ameerikas ka 70-ndatel ehitatud jaamad saavad eluaja pikendus 80 aastat. See periood, millega te panka saate minna, see on 60 aastat. Ja siis see laenukapital või mingi muu kapital, mida te kaasate? Alguses arvestatakse 20 aasta peale. 20 aastat. Et see on tegelikult see energeetikas suhteliselt tavapärane periood. No ma arvan, et mõndades projektides arvutatakse palju lühemaid perioode. No gaasijaama rajamisel Eestil praegu tuleb arvestada 5 aastaga. Aga samamoodi päiksepaneelide puhul on ju, et kus sa seda ja tuulikute puhul, et kus see tootja garantii on, kui tugev on aga sellele vaatamata ikkagi nende perioodide jaoks, kus see hind on nullis, te lähete küsima riigi käest hinnagarantiid. Teatud ulatuses on see vajalik. Mida see täpselt tähendab maksumaksele? Teatud ulatuses saab, kuna meil Baltikumis ei ole sellist tootmisvara, mis saaks hinna stabiilsust tarbijale, ütleme nendele suurtarbijatele pakkuda, aga ka riik ise on suurtarbija, enda koolid ja muud asutused, eks ole, et RKS äsja just hankel soovis 100% puhast energiat enda siis hallatavatele asutustele ja sai seal hinna seal üle 70 ja siis sertifikaatidega nagu tehti puhtaks Eesti Energia. Et väga oluline komponent on siin just need Baltikumi tarbijad, kellel täna ei ole teisest kohast võtta nagu 100%, ehk 8760 tundi nagu fikseeritud hinnaga puhta energiapakkujat. No aga jättes kogu selle CO2 jutu kõrvale, et kui palju te maksumaksja käest nendel esimesel 20 aastal tahaksite 1 megavatt-tunni kohta seda garantiid saada? Elektri hind oleks täpselt selline, nagu oli ta eelmisel aastal, 87 aastane keskmisena, siis netokulu on 0. Aga kust alates ta muutub kuluks? Mis hinnatasemest? Et see sõltub ka sellest kapitali hinnast, et kui see kapitali hind on kokkuvõttes tuleb seal kaalutud kapitali keskmine hind tuleb alla 5, siis ka 80 eurot keskmise korral tuleb see netokulu aasta keskmisena, tuleb 0. Aga nüüd me peame vaatama, et need aastad on meil kõik ei ole vennad, et mõned aastad on tuulisemad, mõned aastad on külmemad. Seetõttu ongi väga raske ennustada 15 aasta peale ja kummardan nende... Kui meil tuleb kuskil pikem periood, kus elektri hind on 50 eurot megavatt-tund, siis peab maksumaksja tulema ja selle vahe kuni 80 euroni kinni maksma. Kui aasta keskmisest rääkides, siis tõenpoolest, ütleme, mitte kogu ulatuses, ma ütlesin, et me pigem tahaksime 2/3 toodangust katta PPA-dega ja off-take agreement'iga, mitte nagu CFD-dega. Selles mõttes, et me oleme hoopis teistsugune vara, kui on meretuulik. Et meretuulik ei saa PPA-d pakkuda, sest ta peab muidu ostma juurde nagu gaasist toodetud elektrienergiat. See on probleemiks muutunud juba niikuinii. Tõepoolest. Aga need PPA-d, meil hakkab saate aeg lõppema, et need otselepingud, mis on nagu Soomes ju tegelikult selle teolisuuden voima puhul täiesti ongi selline äri aluseks. Absoluutselt. Et kui suure osa te mõtlete nagu nende otselepingutega on Eestis võimalik ära katta, kuna Eestis ei ole seda tööstust, meil ei ole masinatööstus, meil ei ole paberitööstus. Baltikumis tervikuna. Kui suured suudaksite katta? Siis täitsa realistlik oleks nagu pool üle poole.
poole oma tootmisvõimsusest suudaksite teha 10 või 20-aastased lepingud. Kui pikalt tavaliselt tehakse? Ütleme hästi konkreetne tarbija on Maženikai rafineerimisitehas, mis kuulub Orleni gruppi. 200 megavatti on nende tarbimine üksi. Estonian Cell 26 megavatti tarbimine. Ja siis meil hakkab megavattide kaupa kokku tulema juba päris ükski tarbija ei võta 100% üheltki tootjalt, aga sellist hinnastabiilsust lihtsalt teised tootmisvarad. Kas või Latvia Energo, ta ei saa ennustada, et kas ta tuleb nii hea veeaasta, kui oli eelmine aasta, või selline närb aasta, nagu on käesoleva aasta. Ja järelikult on väga raske ennustada, et kui ma 5 aasta pärast elektrit müün, millise hinnaga ma müün, milline saab CO2 olema, kui palju ma turult pean juurde ostma. Et see on see põhjus, miks ebastabiilsete ja vähe ennustatavad tootmisvarade vastu nagu selliseid pikkasid lepinguid sõlmida on väga raske. Mul lõpuks üks küsimus, et kui see tuumajaama projekt tõesti kõlab väga veenvalt, on nii tore investeerimisvõimalus ja Eesti majanduse jaoks nii oluline. Miks te olete ainsad, kes seda tuumajaama Eestis arendavad? Et see vajab teatav määral oskusi ja teadmisi, et tuumaenergeetika tuleb tunnistada on keeruline ja see tõttu meil asutajate seas on ka 5 inimest, kes on doktorikraadiga, mina sealhulgas, ja seda ei ole võimalik teha nagu ühte teist inimest 6 kuuga, eks ole, et taastuvenergeetikas meil on tuuleenergia arendajaid 15 tükki, sest sisenemispärer on väga lihtne, ostad turbiini, sa saad kokkuleppe maa osas ja ma kuulsin, et ka Samsungi lepingu tegemine on üsna lihtne. Ei ole, need inimesed ka ikkagi, et ma arvan, et valideerivad ja hindavad seda partnerit ja kui realistlik on nagu tulemuseni jõuda võrdlemisi põhjalikult, et kui meil neid samme ees ei oleks, mis tegelikult tõendavad, et me oleme õiges suunas liikumas, oleme suutnud õigete valikuid teha, kui me oleksime tehniliselt valesid valikuid teinud, OPG-ga koostööd ei oleks, Vattenfalliga koostööd ei oleks, meil ei oleks omavalitsuste nõusolekut ja parlamendi häälte enamust, siis kogu see koostöö ei oleks realistlik. Piltlikult võib öelda, et siiamaani te olete olnud üks suur lobifirma tegelikult. Ma arvan, et see on pahatahtlik ja õel, aga sest teod nagu tõendavad iseennast eest. No see on üldse pahatahtlik, tegelikult te olete pidanud sellega tegelema, ilma selleta poleks ju seda arengut siiamaani olnud. Selgitustöö on hädavajalik, et tõepoolest mõned inimesed ütlevad, et tuumaenergia arendamine on teavitustöö, mis on seotud tehnoloogiaga, aga samas, kui me räägime enda tehnilise üksusega või siis regulatiivse poolega ja siis organisatoorse võimekuse või see inimressursi arendamisega, siis need on samamoodi äärmiselt keerulised, vajavad väga palju tööd ja investeerimist, kui palju me paigutame raha nagu stipendiumite programmidesse, koolitusprogrammidesse ja samamoodi tehnilise poole pealt, et kui palju ettevalmistusi me oleme teinud, 70 erinevat uuringut, see ei ole lobi. See on nagu päris kulutatud, tehtud arendustöö. Selge. Suur tänu, Kalev Kallemets, Fermi juhatuse esimees. Mina olen saatejuht Anvol Samost. Järgmisel kolmapäeval samal kellaajal saate vaadata juba järgmist otse uudistemajas saadet, siis juba uue saatekülalise ja uue saatejuhiga. Seniks kõike head.